Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan teile täna näidata, kuidas me saame kasutades programmi Fotor veebis luua ühe jõulukaardi. Selleks sisestame www.fotor.com, valime siit Edit ja saamegi hakata teda tegema. Kõige esimene asi on meil vaja valida oma arvutist pilt. Kuna meie praegu ennast kasutajaks teinud ei ole, siis me saame osasid tööriistasid siin kasutada, osasid ei saa. Nii, valin Open, võtan computer, ehk siis oma arvuti, otsin üles pildi, mille ma olen juba oma arvutisse salvestanud ja avan selle. Nii, ja nüüd ma saangi hakata siin kaarti looma. Siin üleval on veel mõningad tööriistad, mida me saame kasutada. Undo tähendab seda, et kui mul midagi läks valesti, saan ma siit tagasi võtta, või Redo tähendab, et saan teisele poole liikuda. Siis, kui olen seda kaarti tükk aega teinud ja midagi läheb väga valesti, siis ma saan uuesti valida oma vana pildi tagasi. Ehk siis ta kaotab kõik need muudatused siit ära, võtan originaal. Nii, neid nuppe meil siin täna vaja ei ole, aga kindlasti on väga tähtis see Save nupp, millega tuleb lõpus oma töö salvestada. Nüüd siin tavalised tööriistad, millega pilti muuta, on siin vasakul pool. Meie täna kasutame neist siin osasid, aga ma mainin ära ka teised. Basic alt saab vajadusel pilti väiksemaks lõigata või pöörata või natukene siin tema värvitooni muuta. Meil seda praegu pole vaja teha. Efektide alt saab samamoodi jälle natukene muuta selle pildi kas värvitooni või teha ta näiteks mingisugusesse meeleolusse. Nüüd, kui sa märkad, et siin on sellised kalliskivi märgid, siis neid sina tasuta versioonis kasutada ei saa, nii et neid ei ole mõtet üldse siin lahti võttagi. Küll aga saab kasutada kõiki neid, millel seda märki ei ole. Beauty märk on selleks, et kui mul on näopilt, siis ma saan seda natukene muuta, näiteks kas silmavärvi või kortsusid ära kaotada või teha inimest natukene peenemaks, ehk siis selline nagu ilu vahend on siin. Mida me täna kasutame on nüüd frames, ehk siis raamid, ja jälle sama lugu kalliskiviga jätan puutumata ja valin siis nende hulgast, mis on ilma selle märgita. No näiteks mina võtan praegu selle Polaroid ja siis ta teeb mulle sellised laiemad raamid. Ma saan selle raami suurust siin muuta, nii sisemist kui välimist, ja saan muuta ka selle värvi. Praegu on must, see mulle väga ei meeldi. Panen hoopis tükis, et on punane ja välimine raam on valge, see mulle sobib. Nii, siis saan ma unustasin ühe olulise asja tegemata, ma nüüd võtan raami uuesti lahti. Et kui ma tahan midagi siia lisada, siis tegelikult pean ma alati ka tegema selle asja, et ma pean vajutama Apply, sest kui ma seda ei tee, siis ta jätab selle pildi samasuguseks, nagu ta mul oli. Nii, ma praegu nüüd siin natukene muudan seda veel, et oleks näha. Nii, ja näete, siin all on Apply nupp. Nii, et selle peale tuleb alati klõpsata, kui ma tahan, et see asi, mille ma välja valisin, ka jääks mul pildile. Nii, nüüd stickers on selline tore koht, kus saab valida väikseid pilte, mida oma kaardile lisata. Nii, jällegi siin on erineva teema kohta, näiteks võib siin ka sõbrapäeva asju leida või siis teha uueks aastaks, aga meie, kuna me teeme praegu jõulukaarti, siis otsime sõna üles, kus on Christmas, sellepärast, et see on see, kust meie saame just oma pildile sobivad. No näiteks ma võin siit võtta ühe lustaka lumememme panna siia pildile lisaks või siis ühe päkapiku. Siis seda ma saan kergesti siit teha näiteks kas suuremaks või väiksemaks. No teeme päkapiku natuke suuremaks. Ja siin üleval saan muuta ka värve. No näiteks kingipaki värvi annab siin selle pildi peal muuta. No, mis me siin veel muudame. Nii, et saab natukene siit seda muuta ja saab ka veidi pöörata, kui vaja. Ja jällegi, kui see on tehtud, pandud sobivad väiksed pildid siia juurde kaardile, siis hästi oluline on see, et kaardil on ka tekst. See on nüüd selline suurem nagu pealkiri ja siis on selline vahepealne suurusega ja siis selline väiksem tekst. No ma praegu võtan kohe selle suure, et me saaksime siia suurelt kirjutada. Klõpsan siia sisse ja kirjutan oma soovi siia. Kustutame selle siit eest ära. Häid jõule. Nii, nüüd see tekst on must, see mulle ei meeldi, ma märgin selle teksti ära ja võtan siit mõne mulle sobivama värvina, näiteks helesinise, see peaks siin paistma päris ilusti. Nüüd ma saan siit seda teksti teha suuremaks kas nurgast või siis valida siit teksti suuruse ja siit saab muuta näiteks ka, kui ma tahan mingit põnevamat fonti.
nii et see on siin kõik tehtav. Mul on võimalik pärast oma töö panna nii-öelda pilve ehk siis internetis salvestada, aga seda meie ei tee. Meie teeme siis täna seda, et kui meil on pilt valmis, siis sina salvestad selle valides save ja pane oma kaardile ka nimi. Ja me laadime selle omale arvutisse, et me saaksime sealt siis kas sõpradele meiliga saata või siis välja printida. Ja panen download. Nii mõnusat katsetamist sulle!